Meie õlle tegemisega on liitunud ka Rasmus. Aga Jaan, kuidas sa leidsid tee õlle tegemise juurde? Ma vahepeal võtan selle poti siit, valan selle juurde. Tegelikult 3 aastat tagasi sõbra mahitusel hakkasin ka tegema. Ja see maitses niivõrd hästi ja omapäraselt, et siis ma andsin nagu näpu õllekuraadile. Aga kohe alguses tuli kõik super hästi välja? Kusjuures esimene tuli tõesti hästi välja, aga siis järgmised siis jälle, ise olin näiteks loll, et jäi see desinfitseerimata, läks mul õlu alitama, ise olin nagu pärast neetsin, et miks ma sellist asja ei teinud. Ja siis vist kas 4. või 5. siis hakkas jälle nagu välja tulema ja siis tuli niimoodi järjest ilusti, väga hästi tulid välja. Siis ma jälle mõtlesin, et nüüd võiks midagi katsetada äkki. Muutsin natuke retsepti, tegin teistmoodi ja jälle läks nässu. Aga see ongi siuke katsetamine, see on siuke nii põnev, et nüüd seekord ei tulnud, aga nüüd ma tean, ma tegin sellise asja. See läks natuke nässu. Järgmine kord ma nüüd enam seda ei tee, teen hoopis teistmoodi. See on siuke põnev. Natuke siuke mängimine, hobi ja kõik puha. Aga kuidas selle koduõllega üldse on, et hinnaklass kas või võrreldes nii-öelda poeõllega, et ostad need anumad asjad ära, et näiteks liitri või poole liitri hinded? Kui mitte arvestada nüüd seda käärimisnõud, mõnel on võib-olla siin kodus vana veneaegne siuke veinipuntsu, mille sisse võib ka teha, aga oletame, et sa pead ostma, siis keskelt läbida tuleb umbkaudu liitri hind 70 senti. Et võtame niimoodi puhtalt, et seda ei arvesta, vaid ma ostan Maltosa, ma saan kohe teha, suhkur, vesi panen juurde, suhkur seal mingi 50-60 senti võib-olla. Et see tuleb juurde ja vesi maksab peaaegu mitte midagi. Ja kui sul endal puurkaevu vesi on, mis on väga hea, teeb õlle veelgi paremaks, annab maitset juurde, puhas vesi. Et kui te ei ole kindlad oma kodus oleva kraanivee kvaliteedis, siis võib selle näiteks ära keeta, jälle aitab kaasa. Aga räägime natuke, mis me praegu siia oleme kokku või? Nüüd on niimoodi, et nüüd on see jõudnud sellisesse staadiumisse, et me segame selle sooja vee, ehk kuuma vee ja suhkru segame niimoodi ära, et see seguneks. Siis on mul siin kõrval siuke temperatuuri näidik. Nüüd me võime vaadata, mis see temperatuur siin on. Ma ei tea, kas ta näitab seal. Võib-olla isegi näitab. 24 peal on väga hea, see on väga hea alustuseks. Nii. Aga nüüd me võime sellise pulli teha, et vaadata, mis tema eeldatav kraat tuleb. Mul on siin siuke riistabu, mida nimetatakse tensimeetriks. Ja nüüd ma teen sellise asja, et ma tulen natuke siia külje peale. Teen selle kraani lahti. Ja siis valan siia. Sellega saab nagu täpsemalt siis veel teada või miks see vajalik on? Kui sa tahad teada, ütleme, et kui kange see õlu tuleb, et siis sul võib selline asi olla, aga see ei ole tähtis. Et kui sa tead, et kui see on retsepti järgi näiteks, et kas kilo suhkrut või vähem ja seal on öeldud, et kilo suhkruga saad sa umbes nii palju kraade, eks ju, siis sa ei pea nagu seda hakkama eraldi mõõtma. Aga kui sa on huvi, et äkki ma panen 2 kilo, vaata, mis siis tuleb, kas tuleb 10 kraadi või 11 kraadi, eks ju. Ja nüüd me võime teha sellise asja, et paneme ta siia sisse. Nii, ta jäi kuskil 1060 peale. Ehk siis tema eeldatav. Ja mingi retsept on või siin on lihtsalt, siin on arvutatud juba välja 1060, see näitab 7,8 lausa. Päris kange. Päris kange, jah. Et selles mõttes, kui võtame nüüd, ütleme, poeõlle ja selle õlle, et sellel on nüüd selline maitsevahed on lihtsalt siuke intensiivsem maitse, et see poeõlu võib ka seal kuskil 7-8 kraadi olla, aga ta võib-olla on siuke teistsugune, sa tunned siuke tugev alkoholi maitse või midagi siukest, mis hakkab segama. Et temal võib-olla näiteks ei ole absoluutselt, sa võtad siuke mõnus, pehme, hea. Absoluutselt ei tunne seda kangust, vaid on lihtsalt siuke, mis ma ikka ütlen, 3 kraadi võib-olla või. Et see võib-olla nagu natuke petab ära. Aga kuidas selle kangusega üldse on, et mida rohkem suhkrut ja mida külmem, siis seda kangem või kuidas? Ütleme niimoodi, et mida rohkem su suhkrut paneb, seda kangemaks läheb, jah. Et kui sa, ütleme, tahad, et see õlu oleks, selle kohta öeldakse, et keha, see õllekeha, mis on siis kas intensiivsem maitse või pehmem maitse, kas lahjem või vesisem. Et kui sa paned nüüd teed, ütleme, selle retsepti järgi on see 20 liitrit, siis on ta eeldatavalt kuskil
noh, nüüd 7,8 me panime suhkrut natuke rohkem, oleks võib-olla vähem panema. Siis kui me teeme näiteks 18 liitrit, siis ütleme, selle õllekeha on tugevam, niisugune paksem, niisugune suus tunned, kohe niisugune paks maitse on niisugune suus. Et ütleme näiteks porteri puhul, mis on võib-olla seal 7 kraadi, et noh, see on niisugune täiesti paks niimoodi, kui sa hakkad valama, siis juba vaatad, issand, see voolab niimoodi, mitte ei solise, vaid voolab vaikselt niimoodi, et niisugune paks kohe, tunned kohe mõnus on suus. Aga kui üldse mõelda Eesti õllekultuuri peale, siis kuidas sa seda iseloomustaksid? Viimaste aastatega on see ikka meeletu hüppe teinud, et ütleme, neid väikepruulikodasid on nii palju juurde tulnud siia ja noh, kõik ju, noh, nüüd on juba kõik kätte saada, linnasid on kätte saada, maltoosasid on hästi palju, erinevaid marke ja erinevad firmad siin teevad, et ja kõik tahavad katsetada. Et suurem osa need, kes nüüd teevad linnasest õlut, on alustanud ikka sellest samast maltoosast ja aga siis on just see, et tahaks mingit teist maitset, midagi uut, tahaks katsetada. Ja siis on võetud see linnased, mis on keerukam protsess küll, aga kui sul kõik õnnestub, siis maitse on vapustavalt hea. Et selles mõttes seda võib küll öelda, et ütleme, see õllekultuur hakkab juba vaikselt looma. Et on neid hästi palju selliseid väikepruulikodade häid õllesid, mis on väga omapärase, intensiivse, mõnusa maitsega, millele lisandub veel oivaline aroom, mis on väga tähtis õlle puhul, et kui sa võtad poeõlle, eks ju, mida sa sealt tunned, mitte midagi ei tunne, eks ju, lõhnab nagu vesi. Aga kui võtta mingisugune, ütleme, spetsiaalne väikepruulikoja õlu, siis seal on nagu tunned kas mangot, tsitrust, mis iganes, mida sa seal tunned, eks ju, see on täiesti omapärane. See kõik kõlab väga hästi, aga on seal koduõllel ka mingid ohud, et ma ei tea, et olen kuulnud ja võib-olla ise kogenud, et mõne koduõllega, et äkki see kraad ikka ei tule päris sees, on kangem kui plaanitud ja läheb inetuks või siis võtab põhja alt või on selliseid ohte ka? Ja ikka on küll, et loodame, et sellega nüüd niimoodi ei juhtu, aga on sellised olnud küll, et on näiteks tooreks jäänud. Ütleme niimoodi, et kui ta ei ole lõpuni korralikult käinud, et sa paned nagu liiga vara näiteks villid ära, siis liiga palju jääb pudeli põhja pärmi, see tähendab seda, et kui sa avad, siis see pärm võib seal keema ajada, näiteks mul on juhtunud selline asi, et ma teen pudeli lahti, siis kogu õlu keeb lihtsalt üle niimoodi. Mul ei jää midagi järgi. Et selliseid asju on jah, et see on jälle siuke, et kui sa teed kõik õigesti, siis ei juhtu absoluutselt mitte midagi. Kui sa vahepeal mõtled, ma pane siia natuke sutsu, pipart pane sisse, vaata, mis tuleb. Et siis sa ei tea seda tulemust, eks ju. Selle tulemuse saad sa 6 aja pärast teada, siis mõtled, oleks pidanud panema pipart, oleks pidanud panema chillit hoopis. Aga mis nüüd sellest pütist edasi saab? Nii, sellest pütist saab niimoodi edasi, siia me paneme selle kaane peale. Unustasime. Pärm, kõige tähtsam. Ai. Ja praegust oleks ilma pärmide. Aga see ei ole hullu, et me paneme selle hiljem sisse? Jaa, absoluutselt, jaa. Et selles mõttes, et nüüd on niimoodi, et selle pärmi, see tuleb siia sisse panna, selle me võime kiiresti ära teha. Aga kui see oleks praegu panemata jäänud, siis? Siis õlu ei oleks käima läinud. Võib-olla ta ei oleks nagu siuke loomulik käimine olnud, et ta tõenäoliselt oleks mingil moel ikkagi käärima läinud, aga tulemus ei oleks nagu see. Selle võime siia lihtsalt siia sisse niimoodi pudistada. Ja siis sellega segada või? Seda isegi ei pea. Jah, seda võib, aga seda ei pea, sest kuna ma siin juba valasin suurest pütist siia vett, et siis see nagu õhutus ära, et näiteks mõnel puhul on niimoodi, et kui te näiteks kodus keedate, eks ju, vett ja valate siia sisse, siis võib-olla oleks vaja see, soovitavalt oleks see aereerimine oleks hea, et siis on vaja siin solberdada sees, et pärmile anda õhku, mis annab nagu seda käivitust kohe juurde, aga praegust on siin õhku, ma arvan, tõesti piisavalt. Me võime rahulikult selle siin kinni panna niimoodi. Ja siis järgmine samm on õhulukk. Selle kinnitame siia peale ilusti. Ja siia on nüüd vaja meile natukene vett. Selle me võime pärast lisada. Ja selles mõttes siin, ta võib natuke õhku juurde nagu anda siin, et võib-olla annab veel pärmi natuke juurde ja hoiame seda natuke võib-olla. Ja vesi läheb sinna sisse ja siis võibki... Jah, siis tõstame ta kuhugi sooja kohta, ehk siis ta võiks olla siuke hea temperatuur on 20 kraadi, tubastes tingimustes. Radika kõrvale väga ei tasu panna, radikas võib olla natuke kuumem. Tubastes tingimustes umbes 5 päeva ta käib,
alguses esimesed 2-3 päeva on hästi aktiivne, siin mullistab täiesti hullusti, võib-olla magada ei saagi, et voodi kõrvale ei tasu seda panna. Ja siis lõpuks on ta niimoodi, et ta jääb hästi niimoodi vaikselt käima ja kui see vesi siin sees on, siis ta lihtsalt stabiliseerib. Et nivoo ühtlustub ja siis võib ütleme paar päeva veel hoida, et siis ta rahulikult siin laagerdub ära, rahuneb maha ja siis on villimisaeg. Aga selge. Aitäh tulemast. Palun. Ja armsad vaatajad, kindlasti tahaks öelda, et me ei propageeri alkoholi, vaid enda tehtud õlut võib mõõdukalt tarbida. Meie aga jääme siia õlle valmimist ootama ning senikaua võite te silma peal hoida meie Facebookil ja Instagramil. Kui aga ükskord see õlu valmis saab, siis kindlasti mainime seda ka saates ja proovime. Nii et kohtumisteni!